Tere! Näitan lähemalt, kuidas faile sorteerida, jagada ja mille poolest on Google Docs eriline. Kõigepealt kausta tegemine. Võtad New Folders ehk siis kaust ja paned pealkirja, mis sa sellele tahad panna. Siis kui sul on lahtiseid faile, siis saad niimoodi lohistada ilusti õigetesse kaustadesse ja sorteerida niimoodi. Kui sa selle kausta lahti võtad, siis see fail ongi seal. Failide jagamine siis. Kui sa tahad kaustast faili jagada, siis võtad selle faili lahti, võtad paremalt nurgast share ehk jaga ja sealt saad ka kopeerida linki ja seal on erinevad võimalused, et mida seal siis teha saab, et kas saab ainult vaadata seda kausta või siis ainult kommenteerida või siis saab ka nagu töödelda seda. Ja siis saab panna maili, kellele sa tahad saata. Kui sa tahad tervet kausta jagada, siis võtad paremalt nurgast inimese kujukese. Siis share with others ja paned siis selle maili, kellele sa saata tahad. Ja sellel kõrval on siis, et mida see inimene saab selle failiga teha. Google Docs on võimekas tasuta kontoritarkvara, mis võimaldab grupil inimestel samaaegselt läbi interneti ühiseid projekte kirjutada ning seeläbi kirjutamisprotsessi lihtsustada. Google Docsi üheks eeliseks on tema internetipõhine olemus, mis teeb võimalikuks mugava dokumentide jagamise kasutajate vahel. Üks Google Docsi märkimisväärsemaid omadusi on ka tema Revision History nimeline versioonihalduse tööriist, mis võimaldab dokumendiga nii-öelda ajas tagasi minna ning vaadata üle või taastada mõni varasem dokumendi versioon.